Tere kõigile, kes te vaatate meie Eesti Eest portaali. Algamas on uus saatesari Vandenõude analüüs, aga see on ikkagi kuu kokkuvõtte käsitlus ja seekord siis jaanuarist 2026. Meil on täna saates mõnevõrra väiksem esindatus, kui on seda olnud eelneval aastal, aga siiski. Kirjanik ja tõlkija Tõnu Kalvet. Tegelikult ka ajakirjanik, tervitus. Kirjanik ja ajakirjanik, jah, aitäh. Ja konservatiivne mõtiskleja alias Maarjo Maripuu eestist.com toimetaja. Tere kõigile! Ja mina siis olen selle uuendatud versiooni saatejuht ja eestist.com peatoimetaja Mihkel Johannes Paimla. Selles saates me räägime vähemasti kolmel erineval teemal. Ennekõike me räägime sellest, mis juhtus möödunud kuu algul Venezuelas ja millised olustikud praegu seal võivad valitseda. Samuti räägime USA sisekonfliktist, kus demokraadid on tugevalt ICE vastased ja ICE agendid praegu, kui me seda saadet teeme, on ju ka Itaalias olümpiamängudel USA sportlasi turvamas. Ja siit tekib ka teatud küsimus Eesti valmiduse kohta, kui USA's asjad keeruliseks lähevad. Ja kuu lõppu jäi Epsteini failide suurem avalikustamine, kus ka muuseas mainiti Taavi Rõivast, kes muidugi ise eitas seda, ja mitmeid teisi maailma eliidi omasid, kelle hing otse öeldes pole puhas. Ja loomulikult saate lõppu tulevad ka mõned ennustused, mida siis teile saates siis ette loen ja puudutavad suuresti tuleviku suundasid ja teemasid. Aga alustame siis Venezuela teemadega. Nimelt siis 3. jaanuari varastel hommikutundidel toimus erioperatsioon Maduro ja tema abikaasa vahistamiseks ja see siis tõi kaasa olukorra, kus sisuliselt võttis võimu üle vähemasti veel mõneks ajaks Venezuela asepresident naisterahvas. Ja groteskne näide, mis on nüüd paari nädala jooksul pärast seda ilmnenud. Nimelt spetsiaalse operatsiooni tarbeks, mille käigus Maduro vahistati, kasutati helirelva. Ja kui te tahate küsida endalt, et miks seda vaja on, siis selle üks põhiline eesmärk on eriüksuslaste nõrgestamine, kes parasjagu seda Madurot kaitsesid. Aga siit tekib küsimus, et kellel on õigus rahvusvaheliselt korda tagada, et kui me räägime, et iga riik tagab oma korra ise, siis tundub, et mõned riigid on võrdsematest võrdsemad ja teised on sellest allpool. Ent enne kui ma teistele nüüd sõna annan, siis ma loen siit kõigepealt Tõnu arvamusartiklist mõned lõigud ja siis mis võib tegelikult olla selle praeguse olukorra taga, millest Trump on üks osaline ja mida ta tegelikult võib taodelda. Ja ma loen siit siis kõigepealt Tõnu teksti ette. Veel üks jabur külg kogu selle asja juures. USA käitumist Venezuelas materdavad innukalt needki, kes soovivad võimalikult peatset e-valimiste kadumist Eestist. Just e-valimiste tõttu ongi Venezuela üks viimaseid riike maailmas, kellele meil on põhjust tänulik olla, sest Eesti võttis e-valimised üle just sealt. Samuti tegeleb meie e-valimiste tehnilise küljega siiani üks sealne kurikuulus IT-firma nimega Smartmatic. Ja minuni pole küll jõudnud mingeid teateid selle kohta, et venezuelalased oleks korraldanud massimeeleavaldusi meie toetuseks või siis meie e-valimiste vastu. Venezuela režiim ei piirdunud riigi piiridega. Ettevõtete nagu Smartmatic kaudu eksporditi Caracasest pärit valimispettuse mudeleid üle maailma, tõstatades tõsiseid küsimusi valimiste aususe kohta globaalsel tasandil. Smartmatic ise on tunnistanud, et nende tehnoloogiat kasutati Venezuela vaidlustatult valimistel. Ainuüksi see pidanuks vallandama rahvusvahelise häire. Selle asemel süsteem levis vaikselt, efektiivselt, ohtlikult. Ja nüüd siis veel ka minu natuke hiljem kirjutatud uudistekst. Uurivad aruanded eksperdid, sealhulgas korruptsioonivastane ajakirjanik Roberto Saviano, on korduvalt nimetanud Londonit ülemaailmse narkokaubanduse maailma rahapesu pealinnaks. Põhipunktid hõlmavad järgmist. Kartellidelt saadud narkotulu, näiteks Mehhiko, Kolumbia, kokaiin, mis on ajalooliselt seotud organiseeritud kuritegevuse marsruutidega läbi Kariibi mere piirkonna, pestakse nendel territooriumidel varifirmade, usaldusfondide ja anonüümsete üksuste kaudu. Raha voolab tagasi Ühendkuningriiki, ostes sageli Londonis kinnisvara,
hinnanguliselt miljardeid dollareid kahtlaste ostude näol või sisenedes finantssüsteemi. Suured pangad nagu HSBC, mille juured ulatuvad 19. sajandi oopiumikaubandusse, on saanud tohutuid trahve narkokartellidega seotud miljardite pesemise eest, kahtlaste hoiatuste eiramise ja triljonite käitlemise eest offshore kanalite kaudu. Siit nüüd tekib küsimus, et mis mänge siin tegelikult mängitakse sellises, ütleme, pingelises olukorras. Tõnu, sinu kord. Selle Venezuela juhtumiga on huvitav see, et meile räägitakse nagu oleks see tohutu nagu Ameerika imperialismi ilming olnud, kus Ameerika nagu ründas sõltumatut riiki ja röövis selle presidendi ja võimalik, et seal kasutati mingit imerelva või võnkerelva, võimalik, et mitte. Ma isiklikult arvan, et pigem mitte, kui siis ainult Maduro ihokaitseväelaste rajalt maha võtmiseks. Aga see, et eriväelaste helikopter sai nii kaugele jõuda, suhteliselt pika maa, nii et keegi teda maha ei võtnud, siin ma arvan, siin on hoopis teine põhjus ja siin tasub meenutada niisugust tuntud rahvatarkust, et pole olemas nii kõrget kindluse müüri, millest kullakoormaga eesel ei suudaks üle ronida. Ja juba jaanuari jooksul tuligi selliseid teateid, et suur osa Venezuela juhtkonnast, sealhulgas sõjaväe juhtkonnast oli ära ostetud lihtsalt. Ja siin ei maksa nagu väga imestada, sest sama põhimõtet kasutasid ju lääneriigid eesotsas USA-ga omal ajal Iraagis, kui oli teine lahe sõda ja siis osteti ära suur osa Iraagi sõjaväe juhtkonnast. Ja seda oli suhteliselt lihtne teha, sellepärast, et Iraagis näiteks on kõige tähtsam on hõimu nagu eneseteadvus. Riik on seal nagu midagi võõrast, kui on valida hõimu heaolu ja oma riigi või selle heaolu vahel, siis eelistatakse alati hõimu. No ja nii oligi, nii et tookord osteti sõjaväelased ära ja tublisti nõrgestatud Iraagi sõjavägi siis ei pannud nagu lääneriikidele eriti kaua vastu. Vist kui ma õigesti mäletan, 3 nädalat võttis siiski lääneriikidele aega, et jõuda Bagdadisse. Aga tulles tagasi selle Venezuela erioperatsiooni juurde, mina ei saa aru, et miks peaks nagu väga Venezuelale või tema sellele presidendina Madurole kaasa tundma, sest on teada praeguseks, et ta oli saanud omal ajal päris pikalt USA luure keskagentuurilt raha. Sisuliselt võib öelda, et ta oli kui mitte palgaline agent, siis mõjuagent kindlasti. Ja kui ta kutsuti koos oma naisega tunnistusi andma USA-sse, mis siis ikka, eks ole, see oli muidugi äkiline ja otse öeldes rahvusvahelist õigust rikkuv samm, aga siin tasub meenutada Rooma õiguse põhimõtet, et iga kuritegu on õigustatud, kui sellega hoitakse ära suurem kuritegu. Ja miks oli Maduro oli tülikas, üks oli see, millest juba sa Mihkel rääkisid, on, et tema kaudu see riigifirma Smartmatic ju mõjutas e-valimisi Eestis ja mõjutas ka häälte lugemist USA-s, nagu näiteks Mike Kalamus on korduvalt oma esinemistes teatanud. Ja see ei ole nali, sellepärast, et kui 2020. aasta presidendi valimistel just häälte ülelugemist võltsides võitis Biden Donald Trumpi, ega ei maksa arvata, et Trump on selle unustanud. Ja on täiesti nii inimlikult kui riigimehelikult täiesti aru saadav, et ta maksab kätte lihtsalt selle eest. Ja kui ta tookord eemaldas 3. jaanuaril 2025 Nicolas Maduro koos naisega, see on 2 inimest, eks ole, rööviti viidi ära, aga riik toimib edasi. Eliit juhib endiselt, mingit okupatsiooni ei toimunud ja millele ma samuti tahan tähelepanu juhtida on see, et teatud mõttes USA läks õnge. Kas ta ei teadnud või ta ei hoolinud sellest, et Venezuela oli sõlminud Venemaaga ja Hiinaga juba eelnevalt naftaalased lepingud. See tähendab, et nii Venemaal kui Hiinal on õigus naftat pumbata ja vedada Venezuelast, nagu ise tahavad ja sellele ei hakka peale isegi Donald Trumpi meeskonna vaim. Kui te võib-olla mäletate, siis üsna varsti pärast Venezuela operatsiooni ja Donald Trump ütles, et oi, et jah, et Venezuela, tähendab, kuidas see oli, et
Venemaa ja Hiina loomulikult tohivad Venezuelaga äri ajada, no USA-l ei ole selle vastu midagi, aga asja nõks oli selles, et lepingud olid juba olemas. Ja kui oli natukene aega pärast seda juttu sellest, kuidas USA sõjalaev hõivas Venemaa varilaevastiku laeva ookeanil, Atlandi ookeanil. Nojah, mis siis ikka, aga see vaikitakse maha, et selle juures oli, seda saatis üks Venemaa tuumaallvelaev, sõjaallvelaev. See tõusis pinnale, jälgis, lihtsalt ei sekkunud, aga võttis teadmiseks ja andis märku, et kui tekib sarnane olukord, siis Venemaal on samasugune õigus niisugust asja teha. Ja lõppkokkuvõttes võib öelda, et Donald Trump taltus, ta siiski sai selle, mis ta oli soovinud ja selle valguses on nagu väga kummaline vaadata, et inimesed lähevad omavahel tülli, sellepärast mõni läheb veel Venezuela režiimi kaitsmagi. Ja veel üks asi veel Venezuelaga seoses, mõelgem, et mis asi on Venezuela rahvuslik eneseteadvus. Mida endast üldse kujutab Venezuela rahvus? Kes need on? Need on indiaanlased, neegerorjad, ja ütleme omaaegsed kolonisaatorid, põhiliselt Hispaania emakeelega kolonisaatorid. Ja samasugune koosseis, rahvastikuline koosseis oli omal ajal kogu Lõuna-Euroopas. Meenutagem, et Venezuela ja need teised Lõuna-Ameerika riigid, need on ju tehislikud riigid. Need on vabamüürlaste tekitatud. Kui 19. sajandil Simon Bolivar tegi oma suured ülestõusud Lõuna-Ameerikas, tema oli kõrgastme vabamüürlane ja need, kes teda toetasid samuti. Ma ei kaitse muidugi Hispaania impeeriumi, sest ka Hispaania impeerium oli Lõuna-Ameerikas palju halba teinud. Lihtsalt mainin, et selline rahvus nagu venezuelalased või boliivialased või paraguaylased või kes seal veel, ekvadorlased, need on täiesti kunstlikult tekitatud. Ja selle valguses on kuidagi kummaline rääkida, et nüüd üht suveräänset riiki rahvust minnakse lämmatama. Kui näiteks on tõmmatud piirid kohati joonlauaga, kui näiteks piirid poolitavad mingi indiaani hõimu asuala, eks ole, siis on selge, et tegemist on kunstlike piiridega. Ja minul igatahes puudub vähimgi kaastunne Venezuela praeguse režiimi suhtes. Aitäh selle julma lõpu eest, aga ütleme siis niimoodi, et ega siin asjad on selles suunas liikunud, et ega sellele juhile kaastunnet avaldada kindlasti ei saa, aga siin on juba küsimus selles, et kuivõrd USA omandab nüüd seal neid naftaväljas, mille Venezuela ise omal ajal muidugi ebaõiglaselt võttis enda kätte, siis on küsimus selles, et kellel on siin nüüd suurem õigus, et kaheldamatult, kui nüüd peaks keegi nõndanimetatud opositsioonist lõpuks saama selle liidri positsiooni omale, muide see Nobeli rahupreemia laureaat, see andis ju Trumpile oma selle auhinnaga, selle peale öeldi, et mis ma sellega ikka peale hakkan, et see ei ole enam üldse oluline, nii et selles valguses lihtsalt ütleme niimoodi, et tuleb keegi, keda me ei pruugi isegi ette näha, et kes see võiks olla, aga sellest siis juba järgnevates saadetes ja jah, peame nõustuma, et äraandjaid on üksjagu siin ühiskonnas nii riiklikel tasemetel kui ka kohalikud inimesed omavahel. Aga siit jätkab Maarjo. Ja, aitäh. No, siinkohal Venezuelas toimunu läks ju ajalukku sellega, et rahvusvahelise õigusega pühiti perset ja niimoodi, et Trumpile ainult iniseti vastu õrnalt, niimoodi oi, mis nüüd sai, aga Putiniga on asjad väga hullud ja kohutav türann. Aga siinkohal on see teema, et siiani ju ei teata Madurost ja ta naise saatusest midagi. Et ta võeti ja pandi kohtu alla, ta on USA-s, aga mis tast nagu edasi on saanud? Mis otsus on tehtud, kas on siis mingi kohtupidamine ära olnud, et mis pannakse vangi, kui pikaks ajaks puuaks üles, lastakse maha, läheb elektritooli või mis iganes, on ju. Et jälle teadmatus. Ja teine asi, mis Tõnu puudutas, olid need naftaväljad samamoodi, et kõige pullim ja mis oligi väga hea, et Tõnu sellega tuli välja, sest minul jäigi arusaamatuks. See samune Trump kutsus need naftamogulid kõik
ühte sinna kabinetti ja hakkasid pakkuma, et davai, et ma võtsin nüüd Venezuela ära ja need nafta teemad on minu käes, et kes soovib. Ja kõik nagu niimoodi vahtisid üksteisele otsa ja ei osanud nagu kippu ega kõppu nagu vastu öelda. Aga nüüd Tõnu tõi ilusti välja, loomulikult nad ei ütlegi midagi, sest lepingud on juba ju tehtud on ju. Et nad ei tahtnud ennast panna siis sellesse rolli, jõupositsiooni, et nüüd, kus nende riigi president võttis jõuga asjad üle, et siis nüüd nad nagu lähevad siis samamoodi jõuliselt edasi. Et jah. Ja siin Tõnu, palun, sul on käsi püsti. Suveräänsete riikide puhul on selline asi, et on üks erand, mille puhul tohib sekkuda riigi suveräänsuse, see on siis, kui ta muutub teistele riikidele tülikaks või ohtlikuks. Ja Venezuela puhul võib seda öelda, sellepärast, et sealt on lahkunud miljoneid inimesi. Meie teame seda, et suur osa neist on läinud USA-sse, peamiselt USA lõunaosariikidesse ebaseaduslikult. Joe Biden võttis muidugi kahel käel neid vastu, aga ka näiteks Venezuela naaberriikidesse on läinud miljoneid inimesi. Ja võiks ju arvata, et kuna nad kõik oskavad hispaania keelt, on samast kultuuriruumist, on katoliiklased, mingit kohanemisprobleemi neil ei tohiks tulla. Aga sellele vaatamata on näiteks naaberriikide võimud ja ka tavakodanikud on rahulolematud, ütlevad, et kuulge, et teid on siin liiga palju, te ei kohane meil siin, hakake astuma, millal te astuma hakkate. Ja miks ma seda mainin, sest kui elu Venezuelas oleks väga hea, siis inimesed ei põgeneks sealt miljonite kaupa minema. See tähendab ka seda, et Maduro režiim oli loonud sellise olukorra, kus inimesed oma, elu või majandusseisu parandamise nimel olid sunnitud põgenema. Ja kui neid põgenikke on miljonites, mitte lihtsalt sadades tuhandetes, vaid miljonites, siis see on päris kõnekas. Ja minul ei ole sellise riigi suhtes mingit kaastunnet. Lisan muidugi, et kui jätta näiteks välja Lõuna-Ameerikas Brasiilia, Argentiina, Uruguay, võib-olla ka Peruu, siis on väga kahtlane, milline on nende sealsete riikide rahvaste rahvuslik eneseteadvus üldse. Kas see on võimalik? Milline näiteks on Paraguay või Boliivia eneseteadvus, rahvuslik eneseteadvus? Nii et püüdkem nagu vaadata ikka seda kohalikku eripära arvestades, mitte vaadates Euroopa pilguga, kus enamus riike tõepoolest on rahvusriigid. Siinkohal ma tahaks oponeerida selle vastu, aga kuna Eestis on olukord on sitt ja terve hunnik inimesi sisuliselt lahkub juba selle hirmuga, et on Venemaaga asjad on väga viletsad ja nagu meil nüüd siin paar päeva tagasi inimesed said elektriarve kätte, tänu sellele ka suuresti lahkuvad. Et kas see siis annab õigustuse näiteks Venemaal või USA-l, et kuule, teil seal te ikka oma riigiga hästi hakkama ei saa ja vaata, inimesed lahkuvad ja me paneme käpa peale ja võtame teid ära ja võtame teie maavarad ära. Ja nii lihtsalt on, et... Vaata, Eesti olukord on Eesti režiimi teene, tema tegude või tegemata jätmiste tagajärg. Ja seda oleks mõttetu eitada. Kui Eestis oleks elu ülihea, muide, ega inimesed ei põgeneks massiliselt välismaale, ega Maarjo, sina ka ei oleks praegu Soomes, sa oleks võib-olla näiteks Eesti Rahvusringhäälingu mingi tähtis toimetaja, sa ei peaks Soomes mingi teise ametiga nagu leiba teenima. See näitab, et Eestis on asjad väga korrast ära ja see ei tähenda seda, et keegi peaks, kas Venemaa või USA peaks tulema Eestit vallutama, aga kui näiteks mingi välisjõud, süsteemiväline jõud paneks siin lööks korra majja, siis sellega ma oleks täiesti nõus. Sest on selline, kuidas nüüd seda nimetada, on selline nagu loodusseadus või korrapärasus, et süsteemi saab muuta välise jõud, mitte sisemuselt, sest meil praegune eliit on kõik välja arvutanud, kui palju on vastaseid, kuidas need vastased on lõhestunud, kui aktiivsed nad on. Ja nad on töötanud välja oma algoritmid, tähendab, eliit on töötanud välja oma algoritmid ja sealt arvutab ilusti välja, et Eesti ühiskond on niivõrd nõrk, niivõrd lõhestunud, et sisemist nagu
vastupanu pole loota või karta. Aga see tähendab, et meie seisukohast ainukene võimalus on välismõju. Välisjõud, kes tõsi iseenda huvides tegutsedes ühtlasi tegutseb nii, et meie režiim kutsutakse korrale. Ja 4. veebruaril 2026 oli ju Rahvusringhäälingu telesaates Esimene stuudio oli üks vägagi mõtlepanev lause või paar lauset, mida ütles Jevgeni Ossinovski. Tema ütles, et Eesti peaks senisest tunduvalt rohkem tähelepanu pöörama koostööle Suurbritanniaga. Ja kui see nüüd eesti keelde või üldarusaadavasse keelde tõlkida, siis minu hinnangul see tähendab seda, et Eesti juhtkond peaks andma ennast Suurbritannia alla ja sel juhul juhtkond või eliit säilitab oma positsiooni. Lihtsalt ta hakkab põhiliselt maksu maksma mitte USA-le, vaid Suurbritanniale. Ja kes vähegi tunneb ajalugu, kes teab geopoliitikat, see teab, et Suurbritannia on geopoliitiliselt üks küünilisemaid, üks jälgimaid jõude üldse. Nii et sellist isandat küll ei tahaks, sest kui USA on eemal, ta juhib, suunab kaugelt, aga Suurbritannia ta on ligidal. Ja tema hoovad on siin päris tugevad ja mõjukad. Kuigi maailma mastaabis Suurbritannia ei ole enam tegija, aga Eestit ta suudab suunata ja juhtida küll. Sellega tuleb lihtsalt arvestada. Selline sai minu vastus sulle, Maarja. Ja aitäh siinkohal, sa mainisid Ossinovskit, minu meelest Estinen kajastas seda, et Ossinovski oli nii-öelda Eestimaa mulla jalgadelt pükkinud ja öelnud, et siin läheb sõjaks, et siia ma küll ei jää. Ma ei tea, kas ta oleks Itaalia või kuhu ta oli ära pannud kiirelt asjad kokku pakkinud. Aga siinkohal, sellega ma täiesti nõustun sinuga, Tõnu. Et väline jõud on oluline, ilma välise jõuta me ei muuda seda režiimi siin, aga me ei saa toetuda ainult välisele jõule, sest kui meie jääme lihtsalt suu ammali passime ja ootama, et väljast muudetakse, siis väljast muudetaksegi niimoodi, et me olemegi kuskil järgmises okupatsioonis. Et kõigepealt peaksid omad inimesed, ma praegu räägin näiteks põlisrahvaste eest, et põlisrahvad peaksid üles ärkama, tegutsema ühiselt ja seda nähakse ka väljast, et selles riigis toimub nii-öelda revolutsioon ja siis tuleb väljast, tuleb jõud appi, kes toetab siis seda uut poolt. Et siukest abi ma mõtlen, aga mitte niimoodi, et näiteks nagu Maduros või Ukrainas toimub, et siis on asjaga, et Eestis on persses, siis on kõik. Jah, Tõnu. Olen sinuga täiesti nõus. Olen nõus, et ka eestlased ise peavad olema valmis, sest kui piirduda ainult võimukriitiku rolliga, siis sellest jääb paratamatult väheks. On väga lihtne tänapäeva Eesti võimureid kritiseerida, on nad siis sotsiaaldemokraadid, Reformierakond või Eesti 200, nad annavad väga palju selleks võimalusi ja õigustatult, aga see kriitika on ainult pool asjast. Küsimus on selles, et oletagem hetkeks, et näiteks Trumpi valitsuse toel kõrvaldatakse Eesti praegune eliit. Ütleme, see korrumpeerunud eliit, see, kes kujundlikult tegi nagu koostööd Epsteini sugustega. Aga küsimus on, kas meil on ruttu võtta asendajaid, asjatundlikke inimesi, sest kui need kriitikud, need on oma põhiauru suunanud Reformierakonna või Eesti 200 või sotside kritiseerimisele, nad ei ole suutnud endas välja arendada omadusi, mis on vaja. Näiteks, kui sulle öeldakse, et näed, võtan suvalise näite näiteks, et Mihkel, homsest saab sinust välisministeeriumi kantsler või asekantsler, kas sa oled selleks valmis? Või et antakse sulle näiteks, et sa pead olema Kesk-Euroopa büroo või Põhjamaade büroo juhataja. Kas sa oled selleks valmis? Ja kusjuures Mihkel näiteks on ju positsiooni hulgas lihtsalt kriitikud, kes virisevad, jah, nad kritiseerivad õigesti, aga nad ei ole ise valmis rolli üle võtma, kui see hetk tuleb. Ja nüüd võib aru saada näiteks, et kui USA tahabki näiteks siin Eestis mingit võimupööret teha, ta vaatab, et aga keda sa asemele paned? Sest jah, tõepoolest Marko Mihkelson näiteks, ma võtan äärmusliku näite, ta on küüniline inimene,
ta valetab, nii et suu suitseb, aga samas tuleb tunnistada, ta tunneb välispoliitika jõujooni. Isegi siis, kui ta avalikus saates, avalikus esinemises valetab, on teada, et ta tunneb, aga ta valetab sellepärast, et tal on kasulik. Ja nüüd mõelgem, et kui me võtame mõne sellise võimukriitiku, kes käib kuskil piketil näiteks, piketeerib seal plakatiga või siis kirjutab vihaseid interneti kommentaare, mis kõik on õiged. Aga kui see inimene pole enda kallal tööd teinud, ta ei suuda asendada Marko Mihkelsoni. Ütleme, et Marko Mihkelsonile pane püstol vastu kukalt, ütle nii, räägi õigesti, tee nagu on õige. Jah, ta teab, kuidas teha. Aga see ülipüüdlik ja kriitiline võimukriitik, tema ei suuda seda teha. See tähendab, et meil on vaja koolitada haritud inimesi, kes suudaks nagu selle rolli üle võtta. Ja tuleb püüda väljuda pelgalt sellest võimukriitiku rollist. Rohkem konstruktiivsust, seltsimehed. Just täpselt. Seda rõhutas ka Märt Sults meie saates, et Eesti on ju nii pisike, et selles ongi häda, et vaata, kõik räägivad, et need inimesed, kes seal on 20 aastat olnud, aga see ongi see põhjus, et see vahetub nii aeglaselt välja, sest meid on nii vähe ja see, kes on omal asja selgeks teinud, siis neid ongi raske välja vahetada, sest meil ei ole lihtsalt midagi peale tulemas. Ja samas on ka nüüd arvestada ka muidugi seda, et see seltskond, kes meie oleme siin olnud, no meid on mingi, ütleme 20 nägu, 30 nägu, maksimum 50 nägu on ju. Et meie nüüd oleme on ju, aga nüüd on vastujõud, sellepärast, et see, kes on võimul, see jällegi näeb, et kui meiesugused võimule lasta, siis on toimub täielik ümber, kogu see riik läheb 180 kraadi teistpidi ja mis on nende saatus siis. Sellepärast, et meie ütleme, et need sigadused, mis on tehtud, need peavad tulema päevavalgele, nende eest tuleb vastutada ja nad teavad väga hästi, et kui meie tuleme, siis nemad hakkavad vastutama ja nad ei taha seda. Ja see ongi see ka üks väga suur põhjus, miks ei lasta praegusel ajal nihukest pööret teha, sest lihtsalt hakkavad asjad juhtuma. Aitäh! Nii, aitäh! See vestlus suunas ootamatult pikaks, aga omalt poolt lihtsalt mõned mõtted juurde. Paljude riigijuhtide puhul, olgem ausad, vohab selline sõna otseses mõttes nartsissism ja see ei ole ainult tegelikult riigijuhtide teema, see on ka paljude inimeste teema, kelle jaoks on eneseimetlus ja enese tähtsustamine midagi sellist väga tähtsat ja sellist, mis teeb temast kellegi. Aga selle hinnaks on teiste inimeste elatustaseme langemine, inimeste moraalse kvaliteedi langetamine. Ja ilmselt tänu sellele ongi meie ühiskond mitte ainult Eestis, vaid ka mujal katki. Ja rõhutagem siin selle juures, et kui siin räägiti nüüd viimasena sellest, et teatud hulk inimesi peaks ise nende asemel võimu võtma, kes praegu meid rõhuvad, siis ütleme nii, siin tekib jälle küsimus, et kes oleks see õige inimene või kes oleksid need õiged inimesed, sest et üksinda keegi juhib, me räägime siin ju, et tulemuseks on järjekordne vastuolu, et see inimene ei sobi, see on liialt enesekeskne ja siis, kui on suurem grupp inimesi, siis võib jälle tekkida puhtalt isiklikest aadetest lähtuvalt vastuolu, et kui seda oli veidi vähem võib-olla 36 aasta eest, kui siin püüeldi taasiseseisvuse poole, siis praegu ma ei näe, et olukord oleks nii lihtsasti lahendatav. Aga jälgime maailma arenguid ja hoiame siis silmad lahti. Järgmisena aga räägime siis USA siseolukorrast. Nimelt ICE on selline asutus, mis tegeleb immigratsioonitõrjega. Nüüd on juba räägitud, nad ei tee seda liiga kiiresti ja selle väidetav põhjus on selles, et kui seda tehakse nendel kiiremate sammudega, siis tulemuseks võib olla USA majanduse kokkuvarisemine, et immigrante on teatud ulatuses vaja, et majandus kokku ei kukuks, kuna võlatase on lihtsalt neil sadades miljardites, isegi triljonites. Aga olulisem praegu siin juures on rääkida ICE tegudest, et üks asi on immigratsioon ja sellega kaasneb kuritegevus, aga teine on see, kui
sellistes olukordades nagu seal Minneapolises vähemalt 2 korda on olnud, 7. jaanuar ja 24. jaanuar, toimuvad rünnakud ja väidetavad siis ühel puhul oli see süüta inimese tapmine, tegu oli siis naisterahvaga Rene Good ja teisel juhul 24. jaanuaril tapeti Aleksi nimeline mees. Ja siin nüüd hakkab tekkima küsimus, et kas see on teatud mõttes tendents kodusõja poole, kuna demokraadid on tugevalt migratsioonitõrje vastu ja samal ajal nad püüdsid ka eelarvelisi asutusi panna järjekordselt kinni, nagu siin nüüd eelmise aasta sügisel isegi oli, kuu jagu või natukene vähem. Ja samal ajal me peame endalt küsima, et kui suurtes USA linnades lähikuudel läheb olukord plahvatusohtlikuks, siis mida peaks Eesti siin arvestama, et millised pinged võivad siin eskaleeruda? Siin toodi välja üks aspekt, elektriarvete järsk kallinemine, et praegu on inimeste rahakotid niigi pingul ja kui sellele ainult hagu juurde anda, siis pole kaugel ka meil olukord, kus inimesed kas lähevad siit ära või siis ei näe enam põhjust isegi elada. Et Tõnu, mis sa arvad, mida me peaksime sellest USA-st toimust praegu omale kõrva taha panema? Vaata, kõige tähtsam võib olla algatuseks see, et meie ei saa seda mõjutada. Me lihtsalt saame vaadata, kuidas see mõjutaks meid. Kui seal läheks sisemiseks madinaks, teatud mõttes see oleks võib-olla isegi hea, ta võtaks nagu pinged algul maha ja siis vaadatakse, et see sisetüli ei vii mitte kuhugi. Noh, meie huvides oleks muidugi, et USA ei laguneks. See on seda kummalisem, vaata. Muidu me räägime seda, et kuidas välismaa ja eriti suurriigid meid mõjutavad, aga kui püüda nagu ise mõelda, mis on meile kasulik, siis meie huvides ei ole praegu see, et USA laguneks, et seal tekiks mingisugune ränk nagu lõhe. See lõhe on küll olemas praegu, aga mitte selline, mis nagu viib relvavõitlusele. Ja ma ei tea, kas näiteks meie energeetikat väga mõjutaks või elektri hinda, kui USA-st puhkeks kodusõda, sellepärast et meie elektri hinda määrab suuresti ju rohepööre, suuresti energiapörs ja seal toimuvad hangeldamised, nii et minu meelest on nagu Euroopa teised riigid, ütleme Saksamaa ja kes seal kõik on, kes ostavad USA-st vedelgaasi, vedeldatud maagaas, jah, nendele võib see tõepoolest mõjuda, et kui kas saadetised hilinevad või siis USA lisab hinda ja kuna rohepöörde usklik Euroopa, eriti Lääne-Euroopa, ta on ennast seadnud sõltuvusse USA vedelgaasist näiteks, jah, siis tõepoolest võib seal hind tõusta, aga ma ei ole kindel, et see nagu Eestis peaks väga tõusma. Meil ei ole põhjust rõõmustada selle üle, kui USA-s on sisetüli, aga teisest küljest ükskord see vinduv asi peab nagu lahenduse saama, ta ei jäägi niimoodi. Aga seda sa mainisid muidugi õigesti, et ega siis kõiki neid ebaseaduslikke sisserändajaid ei saa korraga välja saata, kuna suur osa nendest, olgugi ebaseaduslikult, aga siiski töötab USA-s. Ta annab oma panusse USA majandusse ja kui nad niimoodi päeva pealt välja võtta, kus sa võtad neid töötajaid asemele? Kas või näiteks lõunaosariikides, kus on palju hispaania emakeelega inimesi. Nii et mina isiklikult jah ei poolda, et USA-s tekiks kodusõda, et ta laguneks, aga ma arvan, et meil ei ole nagu mõtet väga nagu leili sellepärast minna. See ei olene meist, kas seal juhtub midagi või ei juhtu. Kõige parem on muidugi, kui ise on inimesed siin ennast näiteks energeetiliselt varustanud, kel on oma energiaallikas või nii. Ütleme jah, see on nagu parim, mis me praegu saame teha. Selline on minu hinnang. Tänan, Tõnu. On ilmne arvata jah, et Euroopa oma see rohepöördega on tegelikult suurema kollapsi lävel kui USA, kuna USA tegeleb ju omaenda tööstuse taastamisega. See, mis Biden korraldas 4 aasta jooksul, oli täielik kollapsi poole liikumine. Aga jätkame ja Maarjo. Aitäh sulle, Mihkel. No suuresti, mis USA-s toimub, on ka tegelikult meedia poolt on võimendatud. Jah, seal toimuvad mäsud ja igasugused niisugused jamad, aga kui vaadata, kuidas Eesti meedia seda kohe mõnuga kajastab ja siis keerab kohe, näed, Trump on võimul ja mis seal toimub ja nii ja naa.
et noh, see on kallutatud teema, aga siinkohal Tõnule tahaks vastu öelda, et see küll ei puuduta meid, aga põnev on ju ikka jälgida, mis seal toimub, et seal Trump tuli ju võimule, niuke kuradi märul läks lahti, et johaidi, nagu see on nagu noh, Hollywoodi filmi vaata iga päev uudiseid, et See on nagu tõsielusari. ja just täpselt, et ütleme jah, elu on täpselt on Trumpi näoga, et ta on ka vana staarnäitleja ja tõsielu seriaali mees, et edendab oma teemat väga hästi. aga siinkohal ütleme niimoodi, et mina näen ka, et see tegelikult see USA ei lähe lõhki ja noh, ütleme nii, et vastaspooltele nii Hiinale kui Venemaale, noh, see oleks noh, täielik lotovõit, kui see peaks niimoodi minema, noh. Sest neil on ju vabad käed, sisuliselt on maailmapolitsei on noh, omadega tuksis, Audis ja siis on ju nemad need, kes hakkavad nii-öelda seda rolli täitma. Ja siis hakkab asju juhtuma teistpidi ja noh, meie regioonis siis on, no mina arvan, siis meie regioonis on siis kõik kaput ka. Tõnu. Venemaal on suur huvi Alaska vastu ja on ka ennustatud, et Venemaa saab 21. sajandil Alaska tagasi. Samuti Venemaal on huvi mingite California piirkondade vastu, kus kunagi oli Vene asustus ja on siiani aru saamatu, kuidas Venemaa need alad USA-le ära müüs. Nii et võib, ja siis, kui ma õigesti mäletan, ka Hawaii suhtes neil on mingisuguseid soove. Aga seda, et Venemaa hakkaks nagu kogu USA-d vallutama, et see oleks tema huvides, no see on täiesti jama ja ma julgen öelda, et kui Martin Helme arvas, et Gröönimaad on vaja kaitsta Venemaa ja Hiina ees, siis vähemalt Venemaa osas ta pani küll kõvasti mööda. Ja mul ei ole andmeid, et Hiina oleks samuti hammast ihunud Gröönimaa peale. Kui Hiina üldse oleks midagi tahtnud, siis võib-olla neid maavarasid, mis Gröönimaal on, aga mitte, et ta nagu sõjaliselt oleks tahtnud seda vallutada. Nii et ma arvan, et Gröönimaast saab nagu veidi eraldi rääkida, sest see on ka tähelepanuväärne. Eriti tähelepanuväärne on see, kuidas sellest nagu aur läks korraga välja. Veel jaanuari keskpaiku oli tohutu nagu kisakära selle ümber, nüüd on nagu aur välja läinud, ei huvita enam kedagi. Et siinkohal ma tahan kuulajatel, vaatajatel täpsustuseks öelda, et mida Tõnu ütles, et ma kindlasti ei pidanud seda meeles, et nüüd Venemaa tahaks USA-d võtta, sellepärast, et esiteks see on nii kuradi ebaloogiline, sest kui riik vallutab teise riigi, siis ta peab ka sellega arvestama, et see nii-öelda oma riigikorda siis seal säilitada, aga kurat, üks erinevate mandritega on ju tegu, et noh, see on nonsense, Venemaa elu sees ei hakka mingit USA-d vallutama, see on nonsense lihtsalt nonsense, mida ta teeb sellega, on ju. Isegi kui USA-l peakski olema ajaloos nii suur nõrk hetk, et tõesti on ta vallutatav, siis seda ikkagi ei tehta, sest tegu on eraldi mandriga. Jah. Ma ei pidanudki vallutamist silmas, pidasin silmas, et Venemaal on ambitsioonid ja Venemaa juristid on päris nagu tähelepanelikult uurinud lepinguid, mis olid seotud Alaska müügiga ja teiste nende alade müügiga, mida ma mainisin. Nii et kui Venemaa tahab midagi tagasi võtta, siis ta võtab seda juriidiliselt, ta ei hakka vallutama, see on täitsa selge. Seda enam, et Venemaa ja USA valitsused on tõsiselt kaalunud tunneli ehitamist Tšukotka ja Alaska vahele ja Venemaast oleks nagu täielik jaburus nüüd ütleme hõivata Tšukotka ja ise hakata seda tunnelit kinni plekkima. Olga arukam on see, kui ta koos Ameerika Ühendriikidega ehitab kahe peale selle. See on, kui ma õigesti mäletan, oli vist 130 kilomeetrit pikk see vahemaa, kuhu tuleks see tunnel sinna Alaska ja Tšukotka vahele. Nii et oleks täiesti jabur, kui Venemaa peaks sõjaga minema nüüd seda vallutama, samas kui ta saab rahulikult niikuinii oma tahtmise. Seda tahtsingi täpsustada. Just täpselt. Võtsid sõnad suust. Aitäh! Ja, aitäh, et siin härrad tõid välja ka Gröönimaa teema, et nii kui see Trump oli oma kõne maailmamajandusfoorumi ära pidanud, siis korraga tekkis teatud vaikus, samal ajal peame tunnistama, et
need Euroopa liitlased enam ei pea USA-d enda jaoks võrdväärseks, nii et see on järjekordselt kapsaaeda Euroopale, nii et Euroopa peaksid natukene häbenema. Aga lähme nüüd natukene kurikuulsamate teemade juurde, nimelt siis nõndanimetatud Epsteini failid. Neid on nüüd Justiitsministeerium USA-s avaldanud minu mälu järgi vist kuskil 3 miljonit faili ja mõnedesse failidesse on tulnud ka välja seosed Eestiga ja nimeliselt on väidetud, et peaminister Rõivas on ka nendes failides sees, kuna ta viibis 2014. aasta detsembris USA-s koos äridelegatsiooniga. Maailma mastaabi sidemetest võib rääkida, et seal on nii Norra kroonprintsessi nimi käib läbi, siis Norra endise peaministri nimi, aga loomulikult me ei saa ära unustada, et seal on Bill Gates, siis on seal mõningates failides toodud esile Elon Muski, kes aga on keeldunud kohtumistest nendes failis, mis on räägitud. Aga loomulikult huvitav kaasus on siin selles, et seal oli algselt mitme tuhande jagu selliseid kirjeldusi Donald Trumpi kohta, aga mõne päevaga võeti neid päris, ütleme, mõne protsendi jagu neid kirjeid vähemaks, nii et teatud selline saladusloor käib ikkagi asjaga kaasas. Ja nüüd tekib omakorda küsimus, et miks nende toimikutega nüüd siis on hakatud rohkem tegelema, et mis toimub tegelikult kulisside taga, et kas me räägime siin ettevalmistustest saabuvaks nõndanimetatud uueks maailmakorraks, kus lastakse tehisintellekti abiga majanduspõhja, et pankade häving, siis praegu me räägime sellest, et krüptovarad on drastiliselt langenud siin, kui jaanuaris toimus kulla ja hõbeda järsk tõus, siis korraga, kui nüüd räägime siin USA Föderaalreservi juhi kandidaadist Kevin Warshist, siis tema nimetamisega kukkusid need turud drastiliselt, krüpto oma eriti, aga kuld ja hõbe nõnda samuti ja hõbe kukkus ju päris drastiliselt, et mingil ajahetkel lausa kolmandiku võrra. Ja samal ajal ka USA dollar mingite pidi tugevnes, aga me peame tunnistama, see on kõik lühiajaline. Nii et mida me peame siis nüüd arvestama, et millised asjad on, millest meile siin avalikult ei räägita? Tõnu? Tegemist on ühe osaga suurpuhastusest või siis eliidivahetusest, sest kui me vaatame neid inimesi, kes olid seotud Jeffrey Epsteiniga ja nendes toimikutes kirjeldatud tegudega, need ei ole ju mingid vaimuhiiglased. Nad võivad olla rikkad, nad võivad olla kuulsad, aga nad ei ole asendamatud. Ja kui on nüüd selgunud, et nüüd on väga hea võimalus suurem osa neist või peaaegu kõik nad mängust välja lüüa, siis seda võimalust kasutatakse. Näiteks on vähe usutav, et lääne eriteenistused ei oleks olnud teadlikud nendest asjadest, loomulikult olid. Kõrvalepõike korras, et mina näiteks kuulsin sellistest asjadest juba umbes 15 aastat tagasi. Olen rahvuslaste Tallinna klubi liige ning meie üks kas asutajaliige või siis ütleme, kes liitus meiega varsti pärast klubi loomist 2009. aastal, oli endine politseinik. Ja tema oli käinud 90. keskpaiku või esimesel poolel oli käinud väljaõppel USA-s, oli suhelnud sealsete poliitikutega, politseinikega, sõjaväelastega, kõrgete sõjaväelastega usalduslikult ja oli ka ise infot hankinud, ta teadis, et sellised asjad toimuvad. Nii et minul ei olnud nagu mitte midagi uut. No võib öelda muidugi see, et Taavi Rõivas seostatakse, aga ütleme, et see, et keegi Eesti eliidist oli seotud, see ei olnud mulle nagu üldse mingi uudis. Ma leian, et see on hea, kui tuleb selline puhastus. Ja sõltumata sellest, kas Donald Trumpi kohta leitakse seal komprat või mitte, ikkagi on hea. Saab õhu puhtamaks ja me saame teada, kes on kes. Ja need inimesed, kes on teenimatult saavutanud kõrged kohad, siis nad on sunnitud taanduma ja saavad kohad siis tehnokraadid, tähendab inimesed, kes tunnevad asja, mitte kelle põhiline omadus on, et ta on kellegi sugulane või ta on kellegi sõber või sõbranna ja sellepärast saab selle töökoha. Nii et, aga mis puudutab majandust, siinkohal meenutan uuesti tuntud ennustaja Wolfgang Messingu ennustust. Messing ise suri küll juba 1974. aastal, aga tema ennustus aasta 2026 kohta ütleb seda, et maikuus dollar variseb kokku.
Föderaalreserv proovib seda ellu äratada, 2 kuud punnitab, siis selgub, et ei õnnestu. Ja siis ütleme, eeldatavasti juulist alates dollar ei ole enam maailma reservvaluuta. Ja see tähendab, et tuleb uus, see on Euraasia Majandusliidu ühisraha. Kui ma õigesti mäletan, ta nimi vist oli Aitõn, niisugune kummalik asiaatlik nimi oli. Ja samas ka Hiina Yuan muutub tunduvalt tugevamaks, kui seni oli. Ja see muudab paljuski. No ütleme, maikuuni ei ole enam palju jäänud. Vaatame, kuidas läheb. Ja mis krüptoraha puudutab, siis minu mäletamist mööda Messingu selles ennustuses oli öeldud ka seda, et krüptorahal avaneb suur võimalus siis, kui dollar on kokku kukkunud. Aga see ei tähenda, et kõigil krüptorahadel ühtemoodi, sest krüptorahasid on palju. Tavainimene teab ainult Bitcoini, aga krüptorahasid on päris palju. Ja ma tulen korraks tagasi Gröönimaa juurde natukeseks, sest see on ka majandusega seotud. Meile ei räägitud, mis oli see Trumpi nagu sisemine põhjus, miks tal selle Gröönimaaga oli asi niivõrd kiire. Põhjus on selles, et sügisel on, kui ma õigesti mäletan, novembris, USA's on tulekul vahevalimised ja siis sellest oleneb, kas vabariiklased säilitavad enamuse või demokraadid võtavad enamuse ja Trumpi nagu tegutsemisruum muutub väiksemaks, tema käed muutuvad lühemaks. Ta on huvitatud, et võimalikult paljud vabariikliku partei kandidaadid võidaks kohalikel valimistel, vahevalimistel. Ja siis tal on vaja partei propagandat teha ja tuleb alati kasuks, kui keegi miljardär või muidu jõukur annab miljardi või paar miljardit, aga küsimus on, et mis on selle katte. Ja selle katteks siis ongi pakutud Gröönimaa rubiinid näiteks ja teised kasulikud maavarad. See ei tähenda seda, et ta peab päeva pealt hakkama neid kaevandama, lihtsalt kui ta lubab näiteks oma sponsorile, et kui läheb kaevandamiseks, siis too saab eelisõiguse, siis loomulikult see sponsor on valmis raha välja käima. Paar miljardit valimiskampaaniaks, sellest on ikka tublisti abi. Ja kui tänu sellele novembris 2026 vabariiklased saavutavad enamuse kohalikel valimistel või ütleme vahevalimistel, siis täiesti mõistlik samm. Seda enam, et USA ei pea ju selleks Gröönimaad hõivama. Tal piisab sellest, kui ta saavutab leppe Gröönimaa valitsusega. Läheb Taani valitsusest mööda, lihtsalt saavutab kokkuleppe Gröönimaa valitsusega ja kõik klapib. Nii palju siis praegu. Nii, tänan jah, Tõnu. Eks mis puudutab Gröönimaad, siis Gröönimaa need juhid praegu justkui käituvad, et neile ei meeldi Trumpi pakkumine, seal Nuukis oli ju niinimetatud protest, aga lõppkokkuvõttes, kui me vaatame, kuidas see rahvusvahelise õigusega tegelikult lood on, siis ei ole nendel gröönlastel suurt midagi siin öelda ja taanlased on pigem siin need rõhujad, nii omal ajal meiega kui ka nüüd siis ütleme mõne sajand ulatus gröönlaste endaga, et sealt on räägitud väga võikaid lugusid, kuidas naistega on käitutud. Aga mis majandusse puutub, siis see tendents, et juba kevadeks hakkab asi muutuma üsna keeruliseks dollari ja üldse kogu maailmaga, siis see on üsna ootuspärane, et vaatame, mis märtsiks euros saab, et huvitavad ajad. Aga jätkame Maarjoga. Aitäh! No selles suhtes, et mina vaatan nüüd, te olete kõik asjad siin sisuliselt ette rääkinud, millega nõustun, aga mina vaatan nüüd seda Epsteini failide avalikustamist nagu teise nurga alt, et miks nad just nüüd avalikustatud, miks neid siis ei avalikustatud, kui näiteks Epstein kinni võeti, et oleks ju okei. Oleks saanud ju, kui nüüd Trump oligi nii hirmsalt seal seotud, nagu praegu liberaalid seda ütlevad, oleks ju võinud selle Bideni aeg avalikustada need failid ja Trump ei oleks mitte kunagi saanud presidendiks. Aga seda ei tehtud ja see on nüüd pelgalt minu teooria. Minu teooria on selles, et nagu me kõik teame, me oleme siin, teeme AI-ga genereerime igasuguseid videosi, kõik siin on, Facebook on täis, kui naljakaid videoid siin saame teha, panna kõik valitsuse liikmed oma pilli järgi tantsima. Aga see kõik on põhjusega. Ongi see, et
kuna see ai võimekus on kõigil olemas, siis need videod, mis on Epsteini failist paisatud avalikkuse ette, paljust me nüüd saame aru, millised on need päris ja millised on need ai-ga tehtud, on ju. Mina olen ka näinud neid videosi, kus siin Trump siin väänab väikseid tüdrukuid ja teeb igasuguseid asju, on ju, noh, pedofiili värke. Kus meie teame, et need on nüüd päris või on need võltsitud? Me ei suuda ka seda tõestada. Ja siin ongi, see on nii-öelda selle ai-ga on tehtud nii-öelda infoudu, selle kogu selle failid on lihtsalt nii õigel ajal ajastatud, et nüüd vaadati, et no nüüd on õige aeg need avalikustada, sest inimesed enam ei saa aru, kus on see tõde ja kus mitte, mis on võltsing, mis ei ole võltsing. Ja see on väga sobiv aeg. Need, kes seal tegelikult päris asju teevad, need on vait, julgeolekuorganid on ka vait ja nii ta ongi. Ja lihtsalt nii ongi. Jah, palun, Tõnu. Ma olen sinuga täiesti nõus. Tehisaru kasutatakse selleks, et tekitada palju segadust ja kuigi on olemas asjatundjad, kes suudavad eristada, mis on tehislik ja mis on nagu õige dokument või ehtne, aga enamus seda ei suuda. Et kui vaja, küll see tuleb päevavalgele. Aga ma mõtlesin tuua mängu nagu Eesti aspekti, sest see, kas seal oli Taavi Rõivas või ei olnud või kes seal on veel keegi teine olnud Epsteini pidudel, see ei ole otseselt nagu määrav. Määrav on see, millele juhtis tähelepanu ka Andres Saukas, kellega hiljuti sel teemal rääkisin. Et nüüd hakkavad ka Eestis välja tulema sellised asjad, mis on olnud nagu valguskartad. Näiteks kui keegi on pidanud lõbumaja kuskil, mida on külastanud rikkurid, poliitikud, ühesõnaga suured ninad. See on ju teada, siiamaani lihtsalt on olnud seal ringkaitse, aga kui vaja, see asi tuuakse päevavalgele või võtame sellise võimaluse, et kui näiteks keegi on konservatiiv, nimetab ennast konservatiiviks, aga tegelikult on oma soihar, näiteks kes on pederast, kes on lesbi ja kui see asi nüüd tuuakse päevavalgele, see ei tähenda, et need inimesed oleks nagu samal astmel kui Epsteini pidudel osalejad, aga Eesti mõistes nad on ikkagi neil on plekk küljes ja see on üks võimalus, kuidas tagada, et eliidivahetus toimuks sujuvamalt. Ütleme, et kistakse maskid maha nendelt, kes on siiani teeselnud paremaid, kui nad tegelikult on. Ja sellisena on see asi on minu meelest väga kiiduväärne. Just täpselt, täiesti nõustun sinuga. Ja, aitäh. Ja, aitäh selle diskussiooni eest ja tuleb öelda jah, et maskide langemise aeg on üsna lähedal ja siin eelnevalt toodud välja, et inimeste seas on palju niisuguseid eneseego imetlejaid, et nende paljastamise aeg on ka üsna lähedal, nii et jälgime pingsalt, kuhu edasi. Aga me jõuame saate lõpupoole, aga alustame siis nii-öelda ennustustega, mida siin meile saatis saate jaoks Andres Saukas, kes meil täna siin küll kohal ei ole, aga siiski ta oli valmis meid aitama. Ja praegu on pingelised ajad USA ja Iraani vahelistes suhetes, kuna Iraan on teatanud, et kui USA või tema liitlased on valmis Iraani otseselt ründama, siis USA baasid saavad pihta ja see viiks reaalselt regionaalse sõjani Lähis-Idas. Aga küsimused siis nüüd tulevad. Esimesena just sellest USA-Iraani sõjast, et millal on tulemas uus USA-Iraani sõda. Ja nüüd loeme ennustuse ette. Hetke kuu faasikaart, kahanev kuu, õhk, vili, maine. USA on maailmas silmis tõestanud ja võib puhata teadselt reputatsioon on kindlustatud. Siis kaitsejumalanna, Artemis valge jumalanna. Ta hoiatab, et USA keevalisus võib hävitada asjad ja ei tohi tormata. Mis oli minevikus uks 16. ootamatu otsus või uus võimalus? Kas USA jätkab turvaliselt teel või teeb seda, mille lõpptulemust ei teata? Mis on olevikus? Duell 21 konkurents, ainult USA, Iraani vastandite kokkulepe. Mis tuleb tulevik?
täiskuu, vesi, õis teostatud varem toimunud sündmused on kulgenud soodsalt ja loodetult moel. USA tunneb rahulolu seotud siis, see on minu kommentaar 13. juunil toimunud sõjaaktiga. Enesele USA täiskuu tuli tunnustus. USA tunnustatakse maailmas tehtu eest. Kodule USA esimene veerand õhk, lehed, kohanemisvõime. USA peab kohanema paljude riikide arvamusega. Südamele USA 2 teed 19. Teekonna algus, teekonna optimistlik algus, hingeline elevus peab valima ainult ühe tee ning millega süda jääb rahule USA puhul must kuu, vesi, uinumine, eraldatus. USA kogeb tuima perioodi, mil ta ei pane oma loomise külgi proovile. Kas keegi soovib siin midagi lisaks öelda? Kui lubad, ma lisaks paar asja. Me käsitleme küll 2026. aasta jaanuarikuud, eks ole, aga samas kuna Andresel oli tehtud tulevikuennustused, siis ma lisaks, et saateks valmistudes ma just lugesin uudis selle kohta, kuidas Donald Trump lendas oma presidendi lennukiga kodumaale Florida osariiki tagasi ja temalt küsiti, et kuidas olid läinud läbirääkimised Iraaniga. Ja siis ta ütles, et väga hästi oli läinud ja selles samas uudises, see ilmus Slovakkia ungarikeelses ühes internetiväljandes, oli jutu sellest, et ka Iraani välisminister kiitis, ütles, et jah, et astuti suur samm edasi usalduse tekkimiseks ja mõlemad osapooled olid ju nagu täiesti rahul. Ja miks on siiski oluline minu hinnangul, et see ajatollade režiim kõrvaldataks? Põhjus on see, et ta ei ole ju loomulik, ta on ju lääne eriteenistuste pukki pandud. Põhirolli mängis Prantsusmaa, aga mingi väiksem roll oli seal ka teistel suurtel lääneriikidel 79. aastal. Ja ma siiamaani ei ole välja uurinud, miks oli vaja Iraani šah võimult kõrvaldada, sest ta oli kõige lääne sõbralikum riigipea selles piirkonnas üldse, Pärsia lahe piirkonnas, ja ta oli, ja ütleme, temaaegne Iraan oli väga läänelik riik. Miks oli vaja riigi rahulikku arengut, ütleme, 25 aastat juba rohkem pidurdada? Ja ma leian, et on hea, kui nüüd kas sõjalised või tugevate diplomaatiliste meetmetega Donald Trump oma valitsusega selle loomuvastase olukorra lõpetab. Sest pole midagi parata, selline režiim pidurdab inimeste arengut. Meenutagem seda, et seal on ju üsna pikalt olnud vahepeal keelatud ka male, kuna leiti, et see pidi olema halb ajaviide ja paha nagu mäng. Aga male teatavasti ju soodustab mõtlemist ja kui inimene ei taha selliseid asju, mis soodustavad mõtlemist, järelikult ta tahab, et inimesed oleks juhmid. Nii et selline asi mulle kui Eesti ainsa male ajalehe Eesti maleelu peatoimetajale läks väga hinge see, kui lugesin uudiseid selle kohta, et Iraani spordijuhid olid keelanud näiteks oma maletajatel mängimast Iisraeli maletajatega puhtalt ideoloogilistel põhjustel. See meenutas juba seda, kui Nõukogude ajal oli keelatud näiteks Nõukogude sportlastele võistelda Lõuna-Aafrika Vabariigi sportlastega, tähendab täielik jaburus. Ja mida varem jaburus lõpeb, seda parem. Ma pakun, et kui USA on Iraanis, ütleme Pärsia lahe piirkonnas korra majja löönud, siis ta tõmbub sealt välja. Nagu ta tõmbub välja ka suurest osast Euroopast ja tema tegutsemisalaks jääb siis lääne poolkera. Ütleme see põhiliselt Ameerika, Põhja-Lõuna-Ameerika. Nii et ma olen üsna lootusrikas Iraani suhtes, mitte selles mõttes, et režiim jääb püsima, vaid selles mõttes, et selle asi saab korda. Ja isegi kui Iraan peaks tükeldatama, sellest ei ole mitte midagi. Meenutan, et suur osa Põhja-Iraanist on ju tegelikult Lõuna-Aserbaidžaan. Ja see on üsna kiiresti suuteline ühinema praeguse Aserbaidžaaniga. Ja kui ütleme pärslaste asuala ühineb Tadžikistaniga, Tadžikid teatavasti on üks Pärsia hõim, tekib niisugune loomulik riik ja ei ole nagu sisepingeid. Aga vaatame, mis toimub, sest asi on päris huvitav. Hea, et sa selle mängu tõid, Iraani teema. Ja tänud sulle, Tõnu. Ja peab ütlema tõesti, et mis puudutab Trumpi
ütleme, liitlasvägesid Euroopas ja mujal, siis osades riikides juba lähiajal toimuvadki suured nihked, nii et saab huvitav olema. Siis räägime veel teisest tulevikuennustusest ja see puudutab nüüd varsti saabuvat tulihobusaastat, millest oleme siin rääkinud juba natukene. Ja ennustuse küsimus, millega inimestel tuleb arvestada tulihobusaastal, mis algab nüüd 17. veebruaril. Hetke kuu faasikaart 17. veebruar, siis must kuu, õhk, uinumine, revisjon, aeg omi mõtteid kaaluda ja uurida, kuhu elu kulgeb. Kaitse jumalanna Hera, punane jumalanna, hoiduge tekitamast segadust. See jumalanna esindab emadust ja väärikust. Parem on vahel asjadesse mitte sekkuda. Mis oli minevikus Guru 27 vabanemine, inspiratsioon, soov raskest olukorrast välja pääseda või lihtsalt aeg maha võtta, et end koguda. Mis on olevikus kasvav kuu, õhk, pungad, edutamine, aeg asju avalikustada, kaarte lauale heites või kirglikult omi plaane tutvustada. Mis tuleb tulevik? Kahanev kuu, maa, vili, kohustus. Saak on kokku kogutud ja peate hoolega mõtlema, mis sellega ette võtta. Enesele pihtimus 23, usalduslik vestlus. Otsitakse nõuannet ja leitakse lahendus. Kodule koristik 20, tormakus, hull julge otsus, hüppate tundmatusse, mida teised on soovitanud vältida. Südamele täiskuu, vesi, õis, teostumine. Varem mainitud sündmused on kulgenud soodsal moel ning millega süda jääb rahule, kahanev kuu, tuli, vili, enesekindlus, see on aeg millegagi kunagi varem alustatu edendamiseks ja arendamiseks siis. Et kas keegi soovib siin veel midagi lisada? Ma arvan, et põhiküsimus on, kui ruttu lõpeb Euroopas rohepööre. Andrese sellest ennustusest nagu väga seda rohepöörde lõppu välja ei lugenud, aga seda sõna ta ei kasutanud, aga põhimõtteliselt võib lugeda välja, et nagu loomulikkus ja täiearulisus saab uuesti nagu võimule ja rumalad asjad lõpevad tasapisi ära. Need võivad küll mõnikord olla äkiliselt need muutused, aga siiski nad ei ole nii äkilised või verised, kui kardetakse asi. No ütleme, terve mõistus võidab. Lihtsalt asi on selles, et terve mõistus on olnud tükk aega nagu alla surutud ja paljud võib-olla on isegi võõrdunud tervet mõistust kasutamast ja nüüd tuleb seda siis teha. Ütleme, et lootust on, lihtsalt tuleb ise olla valmis selleks, mitte nutta kuskil nurgas, öelda, vaadake, kui paha meil on ja niikuinii paremaks ei lähe. Mina ütlen siia selle teema lõpetuseks omalt poolt, et tulevase tulihobusaasta puhul tuleb palju välja ilmselt asju, mida keegi ei oleks uskunud ja samal ajal me peame endale tõdema, et sellised libastumised ja üldse sellised valekäigud, mida siin nüüd lõppeval maoaastal on tulnud, et nendest tuleb inimestel tõsised järeldused teha, kui tahetakse oma eluga edasi minna nii järgnevatel aastatel kui ka üldse edaspidi. Et ennekõike siis mõelgem selle peale, et miks praegu näiteks Eesti ühiskond nii haiges olukorras omadega on ja loodame, et see raske aeg saavutab oma sellise loomuliku lõpu, ehk siis läheb mingis mõttes inimkonnal paremaks, aga see tuleb ainult läbi sisemise enesepuhastuse ja arusaama, kes tegelikult soovivad teistele head. Niimoodi, aga olemegi nüüd saatega lõpusirgel, et tänan kõik, kes siin saates osalesid ja kindlasti toetage meie portaali tegevust. Järgmise kuu algul, ehk siis märtsis, võtame kokku veebruari sündmused. Seniks aga loodan, et püsite erksad ja vaatate meie uudiseid. Kena päeva jätku teile. Mõistust ja tarkust. Nägemist.